No tööajal, ütleme nii, et ma praegu on tööaega. Praegu ei ole tööaeg kahjuks. No aga praegu mis ma nüüd tegema pean? Nii, aga kui mul on väga hädasti vaja, mis ma nüüd tegema pean? Aga mis mina nüüd tegema pean? Kahjuks mina ei saa teid aidata sellega. Aga sina saad mulle müügiesindaja numbri anda. Müügiesindaja telefoninumbri saate telefoninumbrit 165 öeldes müügiesindaja ei, ma ei helista enam sinna 165, sest ma ootan seal jälle mingi pool tundi, mitte keegi vastu. Sa võid suunata mind küll, aga selle point on selles, et seal ei võta mitte keegi vastu, nagu ei võtnud teid mitte keegi vastu. Sul on palju lihtsam anda mulle see üks number, noh, kui oma pead vaevata selle mingi suunamine ja asjaga ja see niikuinii tundub sinu jaoks liiga raske, noh. Ühe nupu vahet, see on liiga keeruline sinu jaoks. Kas sa saad sellega hakkama, et saanud mulle ühe müügiesindaja numbri? See ei pea olema selline, kes mulle selle müügiesindajat anda. On just teie inimene peab olema, kes teile. Sa ütled, et sa töötad Eesti telefonis ja sa ei suuda mulle anda mitte ühegi müügiesindaja numbrit, isegi sa ei suuda mulle anda müügiesindaja vastavalt teie piirkonnale pandud paika teie müügiesindaja, kes teie asjadega tegeleb. Mulle anda selle numbri, kes on müügiosakonna juhataja, kes suudab mina võin müügiesindaja on teie lepingu peal on kirjas müügiesindaja. Mul ei ole lepingut praegu, sest et ma ei saa lepingut välja võtta, ma ei leia lepingut üles, mis ma nüüd tegema. No siis ma soovin lepingu pealt seda ID-numbrit, mille põhjal ma saan teie müügiesindaja. Kui ma ütlen sulle, et ma ei leia no siis ma ei saa lõhuks teid rohkem aidata. Kas see nagu Eesti telefoni, infotelefonis öeldakse inimesed möliseda? Kuidas palun? Mina ei ole sihukest sõna kasutanud. Ei ole? Ei. Kas tagasi tohib kerida või? Ja palun, me võime koos selle üle kuulata, kui soovite. Ei no, palun sinu käest müügiesindaja. Ja praegu teised inimesed juba ootavad. Las nad ootavad, sellepärast, et mina ootasin täpselt sama kauana. Ja las nemad ootavad veel kauana. Ootavad ka täiesti mõttetu jutu peale. Sellepärast, et ma ei saa teid aidata sellise pordi avamisega laupäeva hommikul. Ei, no ma saan aru, aga kas sa saad anda mulle kedagi, kes saab mind aidata selle pordi avamisega? Kahjuks hetkel ei ole võimalik kedagi miks ta ei ole siis võimalik? Sellepärast, et administraatorid on tööpäevadel kella 8-st kella 5-ni. Ja mis me siis nüüd tegema pean? Mul on vaja, et see port lahti tehaks. Kas sul ei ole ühtegi numbrit tõesti, jah? Kahjuks mitte, jah. Sest kedagi ei ole koha peal. Kui kedagi koha peal ei ole, siis kahjuks ei saa aidata teid. Asi ei ole koha peal, sul on mingid mobiilinumbrid niikuinii on, keegi. Kahjuks ei ole. Mis tähendab ei ole? Põhimõtte pärast ei helista laupäeva hommikul. Ja põhimõtte kui tööaeg on kella 8-st 5-ni tööpäevadel. Aga siuksed inimesed, kes pakuvad internetiühendust, neil on tööaeg kuradi ööpäev läbi, mitte niiviisi, et mina pakun esmaspäevast reedeni 8-st 1-ni. Kahjuks ma ei saa teid aidata selle teemaga. Et kui te soovite pöörduda oma müügiesindaja poole, müügiesindaja telefoninumbri. See sinu jutt ajab mul südame pahaks juba. Pöörduge oma müügiesindaja juurde. Kas see müügiesindaja numbrit tohib saada? Müügiesindaja nime saate lepingu pealt ja lihtsalt numbrile 165. Nime ma ei taha nime. Kahjuks ma ei oska öelda teie piirkonna, ma ei näe teie aga kui ma ütlen sulle piirkonna, seda on siis raske. Kuidas mul siis on internetiühendus, kui mul lepingut ei ole? Mis sa teed nalja või? No aga mida ma siis üldse siia helistan, kui mul... Mida ma siis üldse siia helistan? Ja meil on leping, meil on kodukontori leping on. Kodukontori? Väike kontor, vabandust. Minu grammatiline eesti keel ei ole nii täpne, kui teie soovite. Kas on nii raske anda siis? Ütle aadress. Ärge mulle palun aadress. Oi, issand, Nõmme tee 23-24. Kahjuks siin ei ole teie müügiesindajat välja toodud. Mis sa teed nalja? Et ma ise kes on müügi? Ei, ma võtan suht tõsiselt seda asja. Ei, ma saan aru, mismoodi siis nagu minul sai ühendus üldse, kui ei ole müügiesindajat. Lompionel Nõmme tee 23-24. Just, õige. Aga müügiesindajat ei eksisteeri. Müügiesindajat teile ei oska kahjuks ilma selle lepinguta. Keegi, kes seda ühenduse mulle vahendas, seda inimest ei olegi olemas. Seda ei ole kunagi olnud ja kunagi ei tule ka. Ja tegelikult müügiesindajatega saab ka kontakti kella 8-5 tööpäevadel.
mul ei ole vaja tööpäevale, mul on praegu hetkel vaja. Kahjuks ma ei saa teid aidata hetkel praegu. Ei, aga sa võid mulle anda, sa ütled, et mul ei ole müügiesindajad, kes mulle müüs selle lepingu. Kes mulle siis selle lepingu müüs? Vot see on lepingu peal kirjas teil. Mina ei oska seda teile lepingu peal on kirjas küll, aga sina ütled, et sina lööd ma nime ja ma ei tea, mis aadressi arvutis, siis sa ütled, et teil ei olegi müügiesindajad. Kuidas siis mina... No teil on müügiesindaja on teie lepingu peal. Aga sul on raske öelda seda. Nii, nüüd on mul leping ees. Minul ei ole lepingut ees. Ja teie sõlmija Raivo Jürst on nimi. Raivo Jürsi. Raivo Jürst on nimi, aga numbrit ei ole. Numbrit ei ole kahjuks siin. Numbri saate 165. Mis tähendab ei ole numbrit? 165 numbrit suunatakse teid selle numbrile tööajal kella 8-st kella 5-ni. Ei, ma tahan nagu praegu. Jaa, täpselt niimoodi. Kahjuks ei saa ma ei jõua selle 1-6... Ma pean nüüd kõne lõpetama. Ei, sa ei pea lõpetama, sellepärast, et see minu mure ära kuulata. Mina olen teie muret juba kuulanud. Jaa, mis ta nimi on? See on Raivo Jürsi. Jarvo Jürsi. Jürsi, jah? Raivo Jürsi. Ja tööajal kella 8-st 5-ni teid suunatakse sinna. Issand, teeks suurt peavaluna. Otsi endale maarne, jah.